kobras nagu ka inimene saab meie kliimavöötmes ellu jääda üksnes siis, kui ta kogub talveks varusid. Kopra varudeks on oksad, mis on kinnitatud pesaurgude või kuhilate ette veekogu põhja. Talvevarude kogumine algab pärast esimesi öökülmi ja kulmineerub oktoobris ja vahest venib välja lausa novembrini. Enamasti tehakse talvevaru paju okstest, kui aga paju piisavalt kaldavöötmes ei kasva, siis võib see olla ka kaseokstest või haavaokstest. Mida suurem on pesakond, seda ulatuslikumad on varud, sest suurem arv loomi kulutab talvel rohkem toitu. Kui pesakonnas on vaid üks loom, siis tihtipeale varusid ei tehtagi või on need väga väikesed. Talvevaru paiknemise põhimõte on selles, et ei peaks talvisel ajal väga palju väljas käima. Enamasti ujub loom varudeni, võtab sealt sobiva oksa ja läheb seda urgu sööma. Nii on loom kõigi väliste ohutegurite eest kaitstud ja saab turvaliselt talve üle elada. Loomulikult käivad koprad siiski ka talvel väljas kaldavöötmes toitumas. Näiteks suurte sulade aegu või siis, kui nad elutsevad veekogudel, mis suurem osa talvest on avatud, nagu näiteks Emajõe ülemjooks. Mõnel pool ennustatakse kopravarude suuruse järgi ka talve. Et kui on suured varud, tuleb külm talv ja kui väikesed, siis soojemapoolne. Siiski tuleb arvestada, et erinevatel veekogudel elutsevad koprad peavad talveks erinevalt valmistuma. Väike metsajärv külmub korralikult juba keskmise külmaga ja jääkate püsib üsna kaua. Suure vooluhulgaga jõgi aga läheb hiljem jäässe ja vabaneb varem jää alt. Nii on ühe pesakonna jaoks talv hoopis pikem kui teise jaoks, sest nad elavad totaalselt erinevatel veekogudel.